Hei, hei! Käes ongi selle aasta viimane kohvipaus. Esmaspäev, kell on 2. Aeg on haarata endale väike kohvitass, teetass, veeklaas ning teha väikene paus, nii nagu igal esmaspäeval siiani on olnud. Mina olen Õnnela Seinamets, jätkuvalt toimetan assistendi kooliga ning mul on ääretult hea meel seda teha, sest mul on hästi põnev jälgida seda, kuidas virtuaalassistendi teekond algab, kuidas ta läheb edasi, kuidas ettevõtjad avastavad virtuaalassistentidega koostööd. See on nii põnev maailm, et mul on väga hea meel siin olla ja osa just sellest teekonnast, ehk siis ma saan olla osa sellest teekonnast koos teiega. Ja täna meie viimane kohvipaus räägib koostööst ja täpsemalt kommunikatsioonist. Ehk siis mitte ainult sellest, millised on need sõnumid, millistes kanalites me neid jagame, vaid hoopiski selles võtmes, et kuidas me koostöös üksteisega arvestame. Paljud koostööd algavad suure tahtega, rõõmuga, meeletult suur ootus on hinges ja kõik justkui sujub päris hästi. Ülesanded on kokku lepitud, rollid on jaotatud, enamus asju on läbi räägitud, kuid mõne aja pärast võib tunduda, et miski justkui ei ole päriselt see, nagu ma oleksin oodanud. Kuidas sinul on? Kas sul on sellist tunnet tekkinud? Kas sa oled olnud koostöös, kus justkui kõik toimib tehniliselt väga hästi? Kõik justkui teavad, mida nad tegema peavad, kuid enda sees on selline imelik tunne, et kuidagi väike rahulolematus. Et anna kommentaarides märku, kuidas sinuga on olnud. Ja see võib tähendada seda, et probleem seisneb hoopis selles, kuidas üksteisega räägitakse, kuidas üksteist kuulatakse ja kuidas ka üksteise aega austatakse. Ja nii nagu enamus asju, siis ega see kommunikatsioon ei ole ka ühepoolne pingutus. See on kõigi panus. See ei ole kellegi kohustus üksi, see on meie kõigi kohustus. Ja see on vastastikune kokkulepe ja ühine vastutus. Kui nii palju, kui on inimesi selles tiimis, selles ringis, kellega sa koostööd teed, nii palju ka igaüks vastutab. Ja koostöö puhul me tihti arvame seda, et koostöö on see, et mulle antakse ülesanded kätte, me teeme need asjad ära. Ehk siis koostööd kiputakse justkui mõtestama ülesannete kaudu. Kes teeb, mis ajaks, mis on kellegi roll. Need on tegelikult väga olulised asjad, aga need ei ole ainukesed. Sest tegelikult koostöö algab juba oluliselt varem, enne seda, kui need ülesanded üldse kätte jagatakse. See algab juba sellest, et meil kõigil tekivad ootused. See algab kokkulepetest ja see algab sellest, kui selgelt ja üheselt me kõik aru saame sellest, mis me räägime. Ja kui need ei ole läbi räägitud, siis tekivad tahes-tahtmata pinged. Alguses võib-olla sa suudad kuidagi kannatada, aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkab sind ikkagi häirima, see rahulolematus tekib. Ja see ei tule isegi mitte pahatahtlikkusest, vaid pigem sellest, et eeldatakse ja on ikkagi erinevad arusaamad. Me kõik teame, et eeldus on päris paljude jamade algatajaks. Ja me ei saa eeldada, et teine inimene saab aru, mida mina mõtlen, et teine inimene saab aru minu silmade keelest, et kui ma talle otsa vaatan, siis ta juba mõistab. Ja ma tean seda, et on olemas kollektiivi, on olemas väga pikaaegseid koostöid, kus mõistetakse teineteist poole sõna pealt. Aga see on toimunud ka ikkagi ajas kasvamisega, ka nende nurkade tahumisega, selle kommunikatsiooniga, et on hästi selgeks räägitud sellest, kuidas suheldakse, millal suheldakse,
millistes kanalites suheldakse ja mis on hästi oluline, kui kiirelt vastuseid oodatakse. Ning samamoodi, millal on sobiv küsida ja millal on sobiv oodata. Sest kui mina olen kärsitu ja saadan täna vastuse või küsimuse teele, siis ma võib-olla eeldan, et see vastus tuleb 10 minuti jooksul. Aga teine pool, kes saab selle küsimuse, võtab aega, mõtleb, sest tal on oma tööde järjekord, omad tegemised, omad plaanid, ei pruugi nii kiiresti vastata. Aga kui me oleme varasemalt juba kommunikeerinud seda, et ma ei oota vastust sinult kohe, siis juba eos kaob see pinge. Et kui sul on need asjad paika pandud, siis sul tekib turvatunne ja mitte ainult sinule, vaid kogu sellele tiimile, meeskonnale, sellele vastaspoolele, kellega sa koostööd teed. Ja see ongi just see koht, kus väheneb kontrollivajadus, kus keegi tunneb, et pidevalt peab üle kontrollima või kogu aeg võib-olla ennast õigustama. Ma just sõnumi näite tõin, aga ka väga lihtne on e-kirjaga, kus on kirjas ülesanne ja tähtaeg. Mõne nädala pärast tekib võib-olla väike pinge, sest üks pool ootab kiiremaid vastuseid, näiteks võtame Slacki. Aga teine vastab kirjadele kord päevas. Tegelikkuses ei ole ju keegi eksinud, aga just needsamad ootused, kokkulepped olid läbi rääkimata. Kui alguses on läbi räägitud suhtluskanalid, kui alguses on läbi räägitud vastamise ajad, siis ei teki sellist pinget. Ja ma mõistan seda, et võib tulla ette selliseid kiireloomulisi asju, siis seda saab igati kommunikeerida jällegi. Ja tihti erinevates koostöödes võib-olla eeldatakse seda, et üks pool on aktiivsem suhtleja. Et üks pool oleks see, kes küsiks üle, kes täpsustaks, kes hoiaks infot liikumas. Jällegi ka see suhtluse pool on ikkagi mõlemi vastutada. Kui üks pool ei vasta, ei küsi üle ega anna märku, siis tekib selline vaikuse moment. Ja kui juba tekib selline vaikuse moment, siis üsna pea ilmselt hakatakse tekitama oletusi ja needsamad eeldused, siis ega nad ei ole positiivsed. Et keegi ei mõtle seda, et ta ei vasta sellepärast, et tal on võib-olla kiire, ta tegeleb mingite isiklike asjadega või muu. Ikka hakatakse mõtlema seda, et huvitav, kas ma olen midagi valesti teinud, et minu kirjadele ei reageerita. Ja siin ma panengi südamele, et koostöö puhul on minu meelest paar väga lihtsat põhimõtet. Kui sul midagi jääb segaseks, küsi. Jumala eest, küsi üle. Kui midagi muutub, anna sellest teada. Ja kui vastus viibib, siis saab tegelikult seda ka teada anda, et kuule, ma nägin su kirja, aga ma vastan natukese aja pärast. See ei nõua tegelikult ääretult suurt lisapingutust, aga minu meelest see austab teise aega ja samamoodi teise tehtud tööd. Kui ongi seesama moment, et üks näide ja mõte võib-olla siia, et ettevõtetel on tihti ka niimoodi, et raamatupidamise poole pealt neil on väljamaksed näiteks mingil konkreetsel päeval, kuus, nädalas. Siis samamoodi, kui sa ei tea seda ja sinul arvetähtaeg läheb üle näiteks, siis see tekitab natuke niisugust negatiivset emotsiooni. Aga kui see on läbi räägitud, kommunikeeritud, siis sa juba eos tead, okei, maksetähtaeg kukkus, aga võib-olla see X päev, millal see ettevõtja oma neid makseid teostab, arveid üle vaatab, see on kohe-kohe saabumas, ehk siis ma ei lähe paanikasse ja ma ei tee kirja, et kuule, arve on tasumata. Et see on hästi oluline koht ikkagi kommunikeerida. Ja minu jaoks käib kommunikatsiooniga kaasas ka tihti ikkagi aja austamine.
see on ikkagi seotud hästi palju suhtlusega, sinu hoiakutega. kui kohtumised venivad, vastused tulevad juhuslikult või tähtaegadest ei räägita ausalt, siis see mõjutab koostööd oluliselt rohkem, kui me alguses arvame. Seesama aja austamine tähendab seda, et sa pead kokkulepetest kinni. Sa paned realistlikud tähtajad. Sa annad märku, kui sa ei jõua, kui see tähtaeg hakkab viibima. Ja samamoodi tuleb austada ikkagi teise tööaega ja puhkeaega. Heas koostöös ei pea keegi justkui nõudma oma aega, et vot nüüd see on minu aeg, ära mind sega. Ja isegi ei pea ennast meelde tuletama, et kuule, ma ootan sinu vastust, palun ootan sinu vastust, ma ei saa edasi minna. See lihtsalt toimib väga vaikselt, sest need on kokku lepitud. Me saame olla sellises turvalises keskkonnas, kus me austame üksteise aega. Ja kui sa töötadki võib-olla kliendiga, kes on loov ja kaootiline ja kellega sul väga meeldib koostööd teha, siis siin võib aidata nutikas aja planeerimine. Näiteks, kui sa tead, et sinu klient on selline, kes jätab asjad viimasele minutile, siis nutika assistendina võiks talle anda oluliselt varasema tähtaja, millal tema peab oma tööd ära esitama. Et seeläbi võtta maha siis endalt pinget ja sa saad oma tööd tehtud tähtajaliselt. Et see on seesama koht, kus sina saad nagu oma aega kaitsta ja samas koostöö on kenasti sujuv. Ja paljud koostööd tegelikult takerduvad seal, kus ei anta tagasisidet. Või antakse seda tagasisidet alles siis, kui pinge on juba liiga suur ja emotsioonid on üleval. Me peame aru saama seda, et tagasiside ei ole süüdistus ega rünnak. See ei tohi olla antud emotsioonide pinnalt. See on selleks, et me saaksime oma suunda korrigeerida ja me saaksime oma koostööd hoida. Ja koostöös on täiesti normaalne öelda seda, et see töötab hästi. Siin võiksime me katsetada teist lähenemist. Seda me peaksime siin täpsustama natukene. Ja võib-olla isegi see asi, mis meil praegu käsil on, vajab hoopis teistsugust ajastust. Ma tean seda, et kui palju võib pahameelt tekitada see, et kui keegi teeb mingisuguse, käib välja mingi idee, mingi mõtte ja seda ei hakata teostama või et sellega ei arvestata. Ma mäletan ka seda hästi palju oma palgatöö ajast. Siis see ei tähenda ilmtingimata seda, et sinu mõte oli vale või halb. Lihtsalt see ajahetk ei olnud õige. See ei tähenda seda, et kunagi selle juurde tagasi tulda. Õigel ajahetkel võib see mõte olla igati väärt. Ja siin koostöö puhul ka, et kui sul tekib tunne, et üks lahendus ei tööta ja kui keegi seda ei julge ka välja öelda, siis on üsna veendunud, et mõne aja pärast see suhtlus natuke väheneb, need vastused muutuvad kidakeelseks, loomulikult motivatsioon langeb. Aga kui sa võtad selle julguse ja öelda, et kuule, see lahendus vist ei ole kõige parem, äkki me prooviksime teist. Ja loomulikult see teine, kellele seda ütled, peab olema valmis seda vastu võtma. Siis minu meelest see koostöö saab hoopis uue hingamise, sest kõigil tuleb uus energia. Ja ega see kommunikatsioon ei ole siis ainult need sõnad, see on ka see hoiak, millest ma alguses rääkisin. Kas teist poolt märgatakse partnerina või ta on lihtsalt tööd ära tegija? Kas tema aega, piire ja muid tööviise võetakse arvesse ka siis, kui on kiire? Ja lugupidamine väljendubki väikestes asjades, kuidas neid sõnumeid edastatakse. Juba see, millest ma rääkisin, millal ühendust võetakse. Kas sa kuulad vastuseid? Kas sa arvestad teise osapoole koormusega? Ja kui juba lugupidamine kaob, siis on päris raske leida sellist tööriista või süsteemi, mis aitaks sealt edasi. Mina ise olen hästi selline inimene, kes austab teise aega selles mõttes, et ma ei taha kunagi hilineda, ma ei taha kunagi, et mingi koosolek, webinar läheb üle, sest minu jaoks on nii oluline see, et see, kes on tulnud sinna webinarile, ta on võtnud selle aja ja ma ei tohi seda kuritarvitada.
mul pigem on seega, et kui meil ka koosolekud toimuvad, kui need saavad, meil saavad asjad varem ära räägitud, siis me ei pea tund aega seal olema. me lihtsalt austame üksteise aega, me lõpetame varem ära ja nii on. sest minu jaoks on see täiesti iseenesestmõistetav. Ehk siis lõpuks kokkuvõtvalt koostöö ei ole siis ainult lepingud ja tööülesanded. seal on suhtlus, usaldus, vastastikku arvestamine. ja tasub aeg-ajalt endalt küsida, kas mina suhtlen selgelt ja ausalt? kas mina austan teise poole aega ja piire? kas see koostöö on päriselt vastastikune? hea kommunikatsioon ei pruugi veel teha koostööd täiuslikuks. küll aga kindlasti hoiab ta ära suure osa pingeid ja arusaamatusi. nii et siia aasta lõppu selline väike mõtlemine oma kommunikatsioonioskuste poole pealt. ja et uuel aastal me kommunikeeriksime olulisemalt, selgemalt, julgemalt, me ei võtaks kõiki asju isiklikult. kõik ebaõnnestumised on väljakutsed, õppimiskohad. nii et olge endaga leebed ja vaatame, mis uus aasta meile toob. ilusat aastavahetust teile. Tšau.